Tšau! Me oleme Palasi bussijaamas, kohas, kus me eelmine kord lõpetasime ning meil nüüd algab 9. lõik sellel Penijõe Kauksi matkateel. Et täna on meid väiksem koosseis, et inimesed on mööda maailma laiali, et mina, Hardo ja Kadri ainult seekord. Aga õnneks meil on väga ilus päiksepasteline ilm siin märtsi keskel ja väga suur muutus on toimunud selles, kus me 2 kuud tagasi olime, kus oli suur lumetorm, siis praegu on ilus päike ja saame juba täitsa nautida ilma. Ja täna kõnnime selline umbes 30, võib-olla 36 kilomeetrit. 33. Sest me ei tea täpselt, kus me lõpetame. Ma valetasin, et 33. Ja me hakkame siit minema, siis kas me lõpetame kas Sondas, Kiviõlis või Püssis, nii et vaatame, kas tee kulgeb ja rongi peale siis lõpuks, et selle järgi vaatame. Tee ilmselt on vist niisugune metsatee ja et... Mina loodan, et me lõpetame Kiviõlis. Ja. Nagu kokku lepitud sai. Jah, meil on praegu variant, kas need 3 varianti või kõnnime Kauksesse välja kohe, et me siis vaatame selle järgi, kas tuju on ja kui head naljad on tee peal. Okei, aga me hakkame siis astuma ja eks siis näete, mis me seal tee peal teeme. Ja, et on üksi tuieb, ma mõtlesin, et on pole neid no kuidas on? Võttis ilmu nahka või? No peab puud üles otsima. Mul on sadul kaasas, nii et Põder tuleb sadulasse. Ja meil on käidud 11 kilomeetrit ja sutakas peale ja on meil esimene söögipaus, kiire võileib ja sedasi. Sööme traditsioonilisi häid Kadri tehtud masina võileibu. Jah. Sibula ja tomatiga. Ma arvan, et kõigi teine oli teekski. Jah. Ja nagu te näete, siis meil on 11,3 kilomeetrit kõnnitud, ära söödud ja siis võib-olla umbes teist sama palju veel ja siis tuleb meil
juba pikem lõunapaus. Talve külmaga on ikkagi hea. Nii, meil on käidud ma arvaks 20 kilomeetrit ja me oleme jõudnud sellise laheda kohani ka oma selle matkatee näitamise aeg, et me oleme nüüd siis Narva poole suunduval raudteel. Siin me vaatame, et rongi alla jääks ossa raisk, veel lae. Väike ületus tuleb. Sinna poole on siis Narva ja sinna poole siis Tallinn. Väike rong. Kätt suruda selle peale, et saad edukalt Ida-Virumaale jõudnud. Thanks. Väike ülevaade tänasest matkatööst. Algus Palasis, lõpp Kiviõlis või Püssis. Jah, Mis tee peal nägime? alustasime siin bussijaamas, keerasime tee peale, kõndisime mööda kruusateed siit. Ilus. Väga ilus, oli kuiv, olime siin, pöörame siit paremale. Nägime Kunda jõge. See oli täpselt koht, kus me mõtlesime, kus on Kunda jõgi. Pöörasime siia, läksime mööda teed, siit. Võib-olla siin kandis oli kurikoer. Arvan, et äkki selle. Või oli siin kandis, käisime siia, tulime siit edasi, pöörasime Uljaste poole, tõskid siit vahelt, ma ei tea, kas
siit tee pealt, tulime siit üle ja nüüd oleme lõpuks jõudnud siis Lääne-Virumaa piirilt Ida-Virumaa poole ja asume siin Uljast järve ääres. Kui me sööme, ujuma vist paraku ei jõua. Ja siit edasi matkatee läheb tõenäoliselt kuskilt siit vahelt, läheb kuskilt sonda juurest läbi. Saame koodi minna just. Täpselt ei tea, kus ta siit läheb, kuskilt siit võib-olla kivi oli ja siis väike veel ots ja püssisse. Kui hästi läheb, siis me jookseme püssisse. Ja olemegi kohal. Ja siit õhtul kuskilt siis siit Tapale. Aitäh! Koht, kus me lootsime ujuda saada, me ei saa. Uljast järv. Alustatakse. Jah, isegi võrd suve midagi. Ma oleks nagu draamat tahtnud. Ma ei tea, jääd kuule, jalga tõrkas ka külm praegu. Muu on hästi. Näh, mõeldud tehtud. Vahepeal toovad oljakad ideed ja siis nii on. Mõnus oli. Kus seda? See on nagu suve tunnest praegu. Minul küll on. On küll. No, aga siis saab Väike piknik ja...
samast. Nii, 2 minutit siis puhas või? Ja vaadake seda kauguses, seda päikest ja loojuvat päikest, mis on seal kaugel, sealpool kaugel. Kus see päike on? Jah. Nonii. Me teeme nüüd trenni meie sügiseseks Poola matkaks. Mida? Et plaan on minna septembris Poola kõrgema tipu otsa, et see on nagu kõige lähem koht, mis leidsime, et see natukenegi harjutada, et lähme edasi. Päris kõrgel juba. Me oleme Kiviõli
mis on siis kunagine Tuhamägi, aga nüüd selle ekstreemspordi, talispordi keskuse mäe all. Just käisime mäe otsas, meil on 35 kilomeetrit käidud, aga mäe otsas natuke filmisime, aga rääkida väga ei saanud, sest päris tuuline oli. Hullult tuuline oli. See mägi muidu meile raja peale ei jäänud. Rada tegelikult läks nagu mäe kõrvalt alt, aga mõtlesime, et kui juba siin oleme, siis käime otsas ära. Kui juba, siis juba selline. Aga oli päris äge. Peab lollust ikka vahepeal tegema, nagu me juba oleme teinud tänase päeva jooksul. Kell on selline, hakkab 5:30 läbi äkki või? Selline 3:46. Ja nüüdseks oleme ära otsustanud, et kui meil oli, kuhu täpselt lõppu jõuame, kas Sondasse, Kiviõlisse või Püssisse, siis jääme selle keskmise variandi juurde, Kiviõlisse, sama see mäes käimine oli peaaegu pool tundi otsa, et siis me Püssi enam, ma ei tea, peaks vist lõppu täitsa jooksma, et rongi peale jõudma, et siis lähme Kiviõlisse ja vaatame seal, saame natuke rääkida ja lõpuvideost teha ja droonivideosid ja on päris lahe, tore. Jah. Nii see ongi. Ja tšau! Me oleme matka lõpetanud. Oleme siin Kiviõli kohalikul lauluväljakul, Kiigeplatsil. Kiik on teisel pool kaamerat. Ja kell on 18:15. Meil läheb poole tunni pärast, peaaegu täpselt poole tunni pärast rongist lähedalt. Ja kõndisime me siis 37,5 kilomeetrit. Mis ta on? Lubati 33, aga jälle valetati. 33 Kiviõlisse. Ei jõudnud isegi Püssi välja. Ma arvan, et nagu te vaatate natuke paremini, seepärast, et meie jaoks oli see nüüd peaaegu 9 tundi tagasi, isegi natuke rohkem kui 9 tundi tagasi, kui me täpselt arutasime ja rääkisime, et isegi ei mäleta, mis me täpselt rääkisime, aga jah, 37,5 näitab praegu keps ja me nüüd siin saame nautida natuke aega pingil istumist. Meil on, mis meil on? Meil on kakao, meil on siin selline heringkasukas ja meil on natuke joodavat ja pisut sinepi viineri pirukat, nii et saame siin natuke nautida ja saame pidada korraliku pikniku. Matka kohta matk oli tegelikult oodatust palju lahedam. Selles osas, et me arvasin, et on nagu hästi palju sellist kruusatee peal kõndimist, mida oligi, aga see oli selline piisavalt metsavaheline tee. Kogu see uljaste ujumiskoht jõudis kiiremini kätte, kui me arvasime. No selles mõttes, et mitte kiiremini, kilometraaži mõttes sama tee, kui ma arvasin, et 22, aga et ta jõudis nagu emotsionaalselt kiiremini või et juba siin. Saime ujumas käia, väga lahe. Saime väga palju erinevaid maastikke. Ja pärast Sondat hakkasime nägema ühte mäge. Tuhamägi, jah. Vist rääkisime ka, aga et see oli ka päris lahe. Et see on nagu matkaväline asi, mida ei arvanud, et me siin üles lähme. Ja kõik erinevad riided, mis kaasas oli, põhimõtteliselt said ka selga vaatad. Praegu siin lõpuks võime ka natuke mingit soojemat pesu alla. Et väga erinevad maastikud, väga erinevad ilmatingimused. Vahepeal oli põhimõtteliselt täitsa suvi, nüüd on ikka selline täitsa jahe. Mitte liiga jahe, aga jahe, ta võitu. Et väga lahe, tõesti tore. Ja täitsa oodata, et järgmine kord edasi selle matka kohta. Järgmine kord ju siit edasi ja siis me oleme kuskil seal Aidu karjääris täitsa ootame, et millal see tuleb, et seal on võib-olla siis sööbimisega järgmine ots, et siit me siis kunagi siit kandist ja rongijaamast või kuskilt samast pinkide pealt, et järgmine kord alustame ja siis näeme. Aga muide, kas te teate, mis on matkal kõige tähtsam samm? Et võiks öelda, et üks tähtis samm on kindlasti esimene samm, et üldse matkale minna, aga võib-olla veel tähtsam ja järjepidevalt on kõige tähtsam samm on järgmine samm. Et oleks, alati pead tegema selle ühe järgmise sammu ja pärast seda veel järgmise sammu ja siis oled kohal. Kadri, mitu järgmist sammu sa tegid täna?
mul on väga hea meel, et me lõpetasime Kiviõlis. Muidu oleks peal neid päris palju lugema. Juba Tuhamäe otsas ma otsustasin, et mina ikkagi sinna püssi ei lähe. Sa ei jookse 7 lisakilomeetrit, et 37 on väga okei tulemus. Ja ta ei ole nagu maraton, eks ei ole. No, pigem natuke me andsime nagu ikkagi, lõime käega, aga mis teha? Järgmine kord siis teeme paremini. Et saame tehtud. Jah, mina hakkasin peaaegu selle lõpusõnu ära ütlema. Jah. Siis nii ongi. Jah. Tänud vaatamast ja näeme jälle. Tšau. Näin. Üritan hästi kerge olla. Ise kanda ennast. Oota, veel nii. Oi, päris raske. Kõik olemas koos. Otse luhe sisse. No nii. Nii stiilne ei ole, ma arvan, see kaameras, kui ma arvus, et vist jälle rohkem bloopersi video, kui päris video. Teeme siis väikse ülevaate tänasest matkateest. Oota, kas see on maakonna piir või? Või me uuesti tegema võib-olla? Kas see on maakonna piir või? Ma arvan küll. Aga me Ida-Virumaal käinud. Okay. Me võime uuesti teha siis. Nii, väike ülevaade siis tänasest matkateest. Algus Palasist. Oota. Me juba teeme seda. Okay. Väike ülevaade siis tänasest matkateest. Kaamera siin närakas. Ma ei see vaadata võid uuesti tegema varta töötest. Ma hoian ise sul alguses. Sa ei räägi siis, mis me raja peal nägime? Ei, ma räägin ära. Võtan küll. Nii, väike ülevaade tänasest matkateest. Algus Palasis, lõpp Kiviõlis või Püssis. Jah. Mis tee peal nägime? Alustasime siin bussijaamas. Keerasime tee peale. On Virumaa, Viru laste hoida. On Virumaa, Viru laste kaitsta. On Viru laste Virumaa see. Sulle kodu laulame. Nii siia siis või?